Tervist! Ma tegin ühe proovi, ma läksin nii tigedaks sinu peale, et ma kustutasin selle ära. Teemaks oli oppia ikä kaikki. Õpi terve elu. Kogu elu on õppimine. Ja oppia ja opiskella on kaks tegusõna. Ja kui ma nüüd ei eksi, siis on, mõlemad on eesti keeles õppima, aga inglise keeles on to study, to learn. Et opiskelen Viroa, I study Estonian, õpin eesti keelt. Opin lukemaan jo 4-vuotiaana. Õppisin lukema juba 4-aastaselt. I learned to read at the age of 4. Et jätke meelde, et on olemas kahte moodi õppimist. Üks on opiskella, üks on oppia. Kielioppi võib-olla aitab sind. Tegelikult kielioppi on äärmiselt vajalik. Paks raamat, väga vajalik. Sellepärast, et see on mõnes mõttes noodid viisipidamise puhul väga oluline. Andekad inimesed õpivad keelt kuulates ja varsti räägivad ise ka. Mina ka õppisin niimoodi keele peale. Olen ma Mihkel ja seda ma sain aru. Aga mina pidin õppima grammatikat, et ikkagi teaksin, kuidas käituda paljudes olukordades. Ma armastan väga nii keele grammatikat kui ka seda vaistu poolt, mis on keele juures. Keele vaist tihtipeale ju aitab hädast välja. Ja mul on hea meel, et mul on ka eesti keeles mingisugune vaist juba, ütleme siis kujunenud juba. Aga ma loodan, et ta süveneb ka veel. See osa minu jutust ei olnud see, miks ma närvi läksin. Vaid ma tõin ühe näite, mis ajas mind närvi. Ma loodan, et see aja mind närvi enam uuesti. Kuhu ma selle viskasin? Selle oma näite. Nii kaugele. Nii kaugele. Ja ma läksin nii närvi selle peale. Näide on Räikkönen. Räikkösen auto on punainen. Eestikeelne tõlge. Räikköneni auto on punainen. Tooge Räikkönenille punainen auto. Tuokaa Räikköselle punainen auto. Räikkönen, Räikkösen, Räikköstä on suomen. Räikkönen, Räikköneni, Räikkönenist on eesti keel. Ma tean, et paljud mõtlevad juba, et mida see soomlane räägib, kuidas see asi on. Ja nen lõpuga sõnades soovitan soojalt järjekindlalt käännata nen, neni, nenile ja nii edasi.